Tere! Mina olen Urve Aja. Olen üle 30 aasta olnud seotud eesti keele kui teise keele õpetamisega. Praegu tegelen Tartu Ülikooli Narva kolledžis õpetaja koolitusega. Ja minu nimi on Angeelika Soomets. Olen hingelt lasteaednik, lõimitud aine- ja keeleõppe koolitaja ja keelevaldkonna metoodiline nõustaja. Selles keelesammu õppevideos räägime, kuidas kavandada õppetööd lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete järgi sihtkeelse õppe kontekstis. Pedagoogilised uuringud näitavad, et õpetaja teeb oma tööpäeva vältel üle 1000 otsuse, mis on seotud õppeprotsessi kavandamise ja läbiviimisega. Otsuste tegemisel aitavad õpetajad erinevad küsimused ja raamistikud, mis on heaks aluseks ka sihtkeeles õpetamisel. 3 traditsioonilist küsimust, mis on tähtsad õppetöö kavandamisel, on mida, miks ja kuidas. Küsimusele mida saab õpetaja vastuse õppekavast. Õppekava on tähtis alusdokument, mida järgides õpetaja kindlustab õppija akadeemiliste teadmiste järk-järgulise arengu lihtsamalt keerulisemale ja konkreetsemalt abstraktsemale. See küsimus aitab järjestada õppeteemad ning valida õppetegevuse sisu. Küsimus miks on seotud nii õpimotivatsiooni kui ka tähendusliku õppega. Leslie D. Fink on loonud tähendusliku õppimise taksonoomia, mille kohaselt tõeline õppimine toimub ainult siis, kui õppija mõistab õpitava vajalikkust ja seost juba õpituga. Seepärast tuleb uus teadmine seostada õppija varasemate kogemuste, teadmiste ja ümbritseva eluga, muutes õpitava isiklikult oluliseks. Küsimus kuidas on seotud metoodiliste võtete valikuga, mida õpetaja kasutab. Mida suurem on õpetaja tööriistakast, seda kindlamalt ta tunneb ennast klassis või rühmaruumis ning seda huvitavam on õppijatel õppeprotsessis osaleda. Neid 3 küsimust saab kasutada mitte ainult tunni kavandamisel. Sama loogika aitab kavandada ka projekti, õppekäiku, teemanädalat, pidu või mõnda muud laiemat õppetegevust. Kavandamisel on oluline hoida fookuses nii hoiakuid, oskuseid kui ka teadmisi. See tähendab, et me ei kavanda mitte ainult teadmiste edasiandmist, vaid ka õppija oskuste ja hoiakute kujunemist. Kui küsimused mida, miks ja kuidas aitavad õpetajal mõelda õppetegevuse sisule ja tähendusele, siis õppimise kulgu aitab kavandada õpiprotsessi 3-osaline mudel, mis koosneb häälestusfaasist, põhiosast ja refleksioonist. Häälestusfaasis suunatakse õppija mõtlema teemale, eesmärgistatakse õppimine ja aktiveeritakse eelteadmised. Põhiosas toimub uue materjali omandamine, harjutamine ja rakendamine. Reflektsioonis tullakse tagasi eesmärkide juurde ning mõtestatakse, mida ja kuidas õpiti. Selline ülesehitus toetab õppija keskset lähenemist. Õppija ei ole siin passiivne kuulaja, vaid on kaasatud õppetöösse kogu õppeprotsessi vältel. Mudel loob aluse aktiivõppele ja sügavale õppimisele, sest õppimine algab varasema teadmise esiletoomisest ja lõpeb õpitu teadvustamisega. Nii nagu spordis tuleb enne võistlust soojendust teha, on ka õppetööga alustamisel tähtsal kohal õppijate soojendamine ehk siis häälestamine õppetegevusele. Häälestusfaas on vajalik selleks, et eesmärgistada õppetegevus ja aktiveerida eelteadmised. Kõige lihtsam võimalus on sõnastada tahvlile või slaidile, mida õppija tunni lõpuks oskab teha. Eriti hästi toimivad mina-vormis õpiväljundid, näiteks selgitan mõisteid, kirjeldan pilti või jutustan oma päevakavast. Eesmärgistada saab ka pildi abil. Kujutame ette, et tahvlil on 3 pilti, jääkuubik, klaas veega ja aur. Õpilased arutavad paaris või rühmas, mille poolest need pildid sarnanevad ja mille poolest erinevad ning kas tegemist võib olla ühe ja sama ainega. Seejärel küsib õpetaja, kuidas te arvate, mida me täna õpime? Milleks seda vaja on? Mida me tunni lõpuks oskame? Sellisel moel saab eesmärgi sõnastada koos õppijatega,
lähtudes vaatlusest ja arutelust. Tähtsaks osaks häälestusfaasis on ka õppijate eelteadmiste aktiveerimine. Tihtipeale kasutatakse siin ülesannet kuula ja vasta küsimustele, kuid lisame siia veel mõne tööriista. Klassi 4 nurka kinnitatakse seinale sõnad, näiteks alati, teises nurgas on mõnikord, kolmandas harva, 4. nurgas mitte kunagi. Õpetaja ütleb tunniteemaga seotud väite või esitab küsimuse ning iga õpiline liigub enda jaoks sobivasse nurka. Näiteks, ma liigun õues pärast kooli või kui tihti sa liigud õues pärast kooli. Õpilased liiguvad sobivasse nurka ja selgitavad oma valikut kas paaris või väikeses rühmas. Lasteaias on oluline, et sissejuhatus uude teemasse tekitaks häälestusfaasis lastes elevust, huvi ja valmisolekut edaspidi aktiivselt tegutseda ning uurida. Häälestusfaas peab olema meeldejääv ja kaasama erinevaid meeli. Selles faasis on oluline äratada lastes huvi ja suunata nende tähelepanu uuele teemale. Nii on näiteks üks võimalustest kasutada teema õunapuu puhul võtet üllatuskarp, mille sees on peidus mõned õunad. Lapsed saavad vajadusel karpi katsuda, nuusutada või õrnalt raputada. Seejärel püüavad lapsed välja selgitada, mis on karbi sees peidus. Lapsi suunatakse kordamööda esitama erinevaid kas-küsimusi. Kas see on punane, kas see on pehme, kas see on söödav? Õpetaja vastab laste küsimustele ja nii jõutakse samm-sammult õppetegevuse teemale aina lähemale. Siis arutleb õpetaja koos lastega. Mis te arvate, miks on siin karbis just õunad? Kust õunad tulevad? Kuidas nimetatakse seda puud, mille otsas õunad kasvavad? Õpetaja suunamisel ja kaasabil kirjutatakse suurele lehele trükitähtedega sõna õunapuu. Sellest saab ühtaegu nii käsitletava teema pealkiri kui ka ideekaardi algus, mida saab õppetöö põhiosas koos lastega edasi täiendada, nii sisuliste kui ka keeleliste teadmistega. Konkreetse päeva õppetegevusi saab eesmärgistada nii piltide kui ka esemete abil. Õpetaja teeb ettepaneku minna õue ja otsida üles lasteaia õuealal kasvav õunapuu. Õpetaja näitab lastele rasvakriite ja õhukesi valgeid paberilehti ning küsib, mida me täna õunapuu juures teeme. Nii jõuavad lapsed õpetaja suunamisel ühise eesmärgini, et õues hakatakse joonistama. Kuidas ja mida täpselt joonistatakse, jääb aga laste jaoks veel väikeseks üllatuseks ning selgub juba õues. Häälestusfaasis saab koolieelikute kogemuste aktiveerimiseks ja järgnevate sammude eesmärgistamiseks kaardistada laste hoiakuid, oskusi ja teadmisi ka TTS ehk tean, tahan teada, sain teada tabeli abil. TTS tabel sobib hästi projektõppe algusesse ja teema sügavamaks käsitlemiseks. Häälestusfaasis täidetakse ainult tabeli 2 esimest tulpa. Tabeli esimene tulp on tean. Õpetaja uurib laste käest, mida nad õunapuude kohta juba teavad ning kirjutab laste mõtted üles täpselt nii, nagu lapsed neid väljendavad. Seejärel täidetakse tabeli teine tulp, tahan teada, kuhu kogutakse laste küsimused ja mõtted selle kohta, mida nad soovivad õunapuude kohta veel teada saada. Hästi läbimõeldud häälestus aitab käivitada laste tähelepanu, mõtlemise, huvi ja õppimise uurimisvalmiduse. Tunni põhiosa on materjali omandamine, harjutamine ja uue teadmise rakendamine uues olukorras. Sihtkeelses õppes on aineõpetajatele see üheks suuremaks väljakutseks, kuna eeldab nii ainealaste kui ka keeleliste teadmiste arendamist. Mida ka teha, kui keelelised teadmised on õpilastel erinevad? Siis tuleb appi ainekeele toestamise võtted. Traditsiooniliseks ainekeele toestamise võtteks sihtkeeles on niinimetatud rääkivad seinad. Klassis või rühmaruumis kinnitatakse esemete juurde sõnad.
Seinale koondatakse aga sõnad teemade järgi, kust õppimine kiiresti vajadusel tuge saab. Samas saab ainekeele arendamist toestada ka lause alguste või lausemallidega, mis on seotud kindla tegevuse või ülesandega. Näiteks loo jutustamiseks antakse õpilastele sõnad alguses, seejärel, lõpuks. Millegi põhjendamiseks aga lausemallid. Näiteks põhjus on selles, et see juhtub siis, kui. Samuti on suureks abiks uue materjali toestamine erinevate visuaalsete vahenditega, milleks on pildid, skeemid või tabelid. Põhiosas toimub aktiivne õppimine. Õppija ei ole siin pelgalt kuulaja, vaid osaleb teadmiste kujundamises, harjutamises ja rakendamises aktiivselt. Nagu koolis, nii tähendab ka lasteaias õppetegevuse põhiosa aktiivset õppimist, mille käigus kujunevad uued oskused ja teadmised ning toetatakse lapse tähelepanu, mõtlemise, mälu, taju ja keele arengut. Põhiosas tutvutakse uue materjaliga, süvenetakse selle tähendusse ning seostatakse uut teavet varasemate teadmiste ja kogemustega. Õppimine toimub pidevas tegevuses, mängides, liikudes, meisterdades, katseid tehes, lauldes ja paljude teiste tegevuste jooksul. Õunapuu juures saab asetada paberilehe puutüve peale ja hõõruda sellele puukoore mustri. Hiljem saab seda lehte kasutada oma temaatilise raamatu loomisel. Samuti saab paelajuppiga mõõta õunapuu tüve ümbermõõtu erineval kõrgusel ning saadud tulemusi võrrelda. Võib laulda laulumängu õunake ja luua plakati teemal õunapuu eluring. Küpsetada koos õunakooki ja veel palju muud. Oluline on luua koos lastega rühma keelekeskkonda toetavaid visuaalseid vahendeid, näiteks pilte, skeeme, plakateid ja tabeleid. Selles faasis on oluline teadlik varasemalt läbitud teemade ja omandatud keele lõimimine kui ka uute keelendite kasutuselevõtt. Õpetajal on oluline kavandada ja suunata paaris ja rühmatööde toimumist ning toetada sihtkeele aktiivset kasutamist. See on faas, kus õppimise keskmes on lapse enda aktiivsus ja osalus. Seetõttu on oluline hoida alles õppetegevuse alguses tekkinud huvi ja haaratus ning toetada laste püüdeid oma õppimist ja mõistmist teadlikult jälgida. Tunni kokkuvõtvat osa nimetatakse refleksiooniks. Harilikult vaadatakse siin üle, millised eesmärgid olid tunni alguses sõnastatud ning mil määral need said saavutatud. Seejärel annab õpetaja tagasisidet õppijatele nende tööst tunnis. Samuti saavad õppijad rääkida, mis oli nende jaoks kerge või raske, huvitav või arusaamatu. See toetab sügavat õppimist, sest õppija jaoks ei lõppe tegevused mitte lihtsalt ära, vaid ta mõtestab õpitut. Lisaks sellele võib tunnimaterjali kordamiseks või kokkuvõtteks kasutada väiteid, millega õpilased kas nõustuvad või ei nõustu. Oma arvamust saavad nad väljendada erineval moel, tõstes kätt, tõustes püsti, näidates värvikaarti, tehes mingit naljakat liigutust või liikudes klassis õige vastuskaardi juurde. Lasteaia kontekstis aitab liikumise kasutamine refleksioonifaasis muuta õppimise aktiivseks ja kaasavaks ning toetab õpitu mõtestamist. Ka lasteaias võib kasutada samu liikumispõhiseid võtteid nagu koolitunnis, kuid need tuleb kohandada laste vanusele ja keeleoskusele sobivaks. Kui teema alguses kasutas õpetaja TTS meetodit ja täitis koos koolieelikutega häälestusfaasi ajal tabeli 2 esimest tulpa, milleks olid tean ja tahan teada, siis refleksioonifaasis ja teemat lõpetades paneb õpetaja kirja, mida lapsed said teada teema õunapuu käigus. See meetod võimaldab õpetajal korraldada õppetegevust kui ühtset tervikut. Hea õpetaja, hästi struktureeritud õppetegevus toetub 3 küsimusele. Mida, miks ja kuidas?
Need aitavad õpetajal läbi mõelda õppesisu, õppimise tähenduse ning sobivad meetodid ja töövõtted. 3-osaline õpiprotsessi mudel aitab omakorda kavandada õppimist terviklikult. Häälestusfaasis tuuakse esile õpiväljundid ja aktiveeritakse eelteadmised. Põhiosas toimub uue teadmise omandamine, harjutamine ja rakendamine. Reflektsioonis tullakse tagasi eesmärkide juurde ning mõtestatakse õppimise tulemust. Selline mudel kaasab õppija enne õppimist, õppimise ajal ja pärast õppimist ning toetab hoiakute, oskuste ja teadmiste arengut. Mudelit saab kasutada nii koolis, lasteaias kui ka mitteformaalõppes. Õppetöö kavandamine lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete järgi sihtkeelse õppe kontekstis võib alguses tunduda keeruline või isegi ületamatu. Kuid iga harjutamine teeb meistriks. Soovime kõigile teadlikku harjutamist.